Tere kõigile netländeritele, kelle koduplaneediks on internet ja kus ekraanid säravad 24/7. Tere, tere! Täna on meil külas potentsiaalsed tulevased presidendikandidaadid ja riigiasjade ajajad. Ja uurime neilt, mis saaks siis, kui nemad oleksid Eesti presidendid. Hoidke kinni! Anname minna! Jaa! Et puhtaks ikka ilusti. Väga hea. Nüüd on hea alla. Jah. Tuleb olla. Mis on Eesti Vabariigi presidendi nimi? Kersti Kaljulaid. Kersti Kaljulaid. Kersti Kaljulaid. Praeguse Eesti Vabariigi presidendi nimi on... kes see nüüd oligi? Kersti Kaljulaid. 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 Ta on Eesti esimene naispresident. Kersti Kaljulaid. Kersti Kaljulaid. Väga õige, meie president on Kersti Kaljulaid. Aga mis sulle meeldib Eesti Vabariigi presidendi juures? Ta on esimene naispresident Eestis. Ja. Et ta on naine. Sulle meeldib see, et ta on naine? Ja, mitte mees. Aga miks ei võiks president olla mees? Seega mehed teevad palju totakamaid otsuseid. Ta paneb kogu aeg puuste. Ta oli ühe naisega sarnane, keda ma tean ka, aga ma ei mäleta ta nime. Ta on ilus. Ta on hea. Juhib Eestit paremini kui Toomas Hendrik Ilves. Ma ei tea. Ta on loss. Ta on oss. Loss. Sulle meeldib meie Eesti Vabariigi presidendi loss? Jah. Aga Toomas Hendrik Ilves oli ka hea. Mis arvad, kes Kersti Kaljulaidi valis presidendiks? Ma ei tea isegi, aga mõtleme. No mõtleme ja, kes võisid valida? Ega igasugune suvaline lurpa ju teda valida ei saa, et seal peavad ikkagi mingisugused nagu teised tegelased olema. Äkki president oleks eelmise president valis äkki. Eesti rahvas ja poliitikud ja igast erakondade inimesed ja nii. Eesti inimesed. Riigikogu. Ja ma arvan, et jah, Riigikogu. Seal said valida, kes tahaks. Kuna see on nii täpne vastus, siis mul on sulle üks kingitus. Palun. Aitäh. Lubame seda. Siis. Väga õige vastus. Muidugi valitakse presidenti ainult ja ainult lossis. Kui kaua peab presidendi tööd tegema? Mingi 5 aastat oli ja kui Eesti rahvas on sellega nõus, siis sa vist saad nagu juurde võtta seda 10, et see on kokku 10 aastat siis vist. Midagi sellist oli. Sama palju kui Toomas Hendrik Ilves. Aga palju see umbes on siis? 1-2 aastat. 5, aga tavaliselt saab pikendada nii, et 10 aastat on kõige rohkem. 200 aastat. Kui kaua peab president oma presidendi tööd tegema? Umbes mingi näiteks 5 või 4 aastat. Siis võiks juba uus valida. 10 aastat. 5 aastat. Kas ta võib ka kauem teha? Ei, mida sa kasutad Eesti riiki ära nagu Vladimir Putin? Täiesti õige, absoluutselt õige. Aga mis on Eesti presidendi peamised tööülesanded? Hoolitseda Eesti eest. Meid esindada, kui on vaja kedagi meie Eestist vaja kusagile saata. Täita mingeid nõudmisi ja... Aga mis sa arvad, kui palju president kuus palka saab oma töö eest? Palju. No eks ta kuus mingi paar sotti saab. See on reklaamipaus. Kas sulle reklaamipausid meeldivad? Ja. Mis sulle reklaamipauside juures meeldib? See, et saab korra vabalt ennast tunda ja ole rahulikult.
Talle ei ole palka vaja, sest tema eest makstakse kõike ju. Ta on president ju. 1000. 1000 eurot kuus. jah, see on mingi tuhandetes või niimoodi. Umbes mingi 5000 või niimoodi. Ma ei tea täpselt. Üks mis? Üks palk. No ma arvan, et üsna vähe tegelikult, aga kuskil 1500, 600 kuskil sinna kanti. Palju sina tahaksid tulevikus palka saada? 1200, 300 oleks okei, et nagu üle 1000 kindlasti. 5000. Mida? Jaa, Eesti president saab 5000 eurot palka. Okei. Sa oled tubli, Eesti president. Kas sina tahaksid saada presidendiks? Väiksena mõtlesin küll, aga nüüd kindlasti mitte. Aga miks sa ei tahaks? Sellepärast siis ma pean kogu aeg reisima ja siis ma pean pidevalt otsuseid vastu võtma ja ma ei suuda pidevalt otsuseid vastu võtta. ei, Miks? liiga suur vastutus. Ma pigem oleksin tavaline Eesti kodanik ja teeksin mingit teist tööd, aga ei. Ei taha. Aga miks sa ei tahaks saada presidendiks? Suur vastutus. Kindla peale, kui ma saaksin kuus nii palju raha. Sa pead oma kodust välja kolima, sa pead nagu kolima kuskile sinna lossi või nagu kuskile. Ja see on raske töö, ma arvan. Ma pole sellele mõtelnud tegelikult, et saada Eesti presidendiks, aga kui järele mõtelda, siis ei. Aga miks ei? See on nii, sa pead seda nii mitu aastat tegema. Tüütab ära siis. Tere, Kersti Kaljulaid! Super! Ja eelmine president Toomas Hendrik Ilves. Mis sina esimese asjana ära teeksid, kui sa saaksid Eesti presidendiks? Ma arvan, et ma läheksin näiteks mingite sõprade juurde ja näiteks annaksin neile teada näiteks, et kui nad veel ei tea, et ma olen president. Mina teeksin sihukese reegli, et lapsed ei pea koolis käima, vaid vanemad lihtsalt niisama õpetavad neid, ütlevad palju on 1 + 1, et nii. Teeks kortereid ja maju hästi palju ehitaks juurde ja siis ma teeks kõik asjad odavamaks. Et kõik asjad oleks odavamad. Eesti heaks. Eesti heaks. Vabaduse samba. Aga meil on juba Vabaduse sammas. Kus see Vabaduse sammas on? Vabaduse väljakul. Peaks olema 2 tegelikult. Sest Eesti pääses 2 korda Venemaa võimalt. Vähendaksin korterite summasid Et korterid oleks odavamad? ja et vesi ja elekter oleks odavam. Aga kui nüüd juhtub selline asi, et sa valitseksid maailma, mis sa siis ette võtaksid? Et politseinikud saaksid kõik pätid kinni, kui nad ikka oleks ja pätte poleks ja selliseid. Siis ma kaitseksin ka tervet maailma. Aga eriti Eestit? Jah. Esimene asi, mida ma teeks, läheks reisile. Et ei pea enam seal koledas Eestis olema metsade vahel. Ma looksin hästi palju looduskaitsealasid. Ja seda ka, et alkohol oleks kallim, et kõik seda ei ostaks. Sest alkoholi tarbimist on väga palju. Paneme planeedi nimeks Eesti äkki. Jah, vaat see on hea. Ei, paneme terve universumi nimeks Eesti. Mitte linnutee, vaid Eesti. Tähendab galaktika. Vabandust, nii on viga. Me elame Eesti planeedil, Eesti universumis ja Eesti galaktikas. Ja Eestimaal. Ma näitan nüüd sulle 2 pilti. Tänu. Kes on see mees? Donald Trump loomulikult. Donald Trump. Ta on Ameerika president. Võib-olla meie kunagine president. See. Ta on mingi president. Ameerika president. Ma tean Vene presidendi nime. Donald Trump on Inglismaa president. Jep. Ta on ka mingi president, aga mis riigi president, seda ma ei tea. Aga mis sa arvad, mis riigi president võiks Donald Trump olla? Vene. Ameerika president. Kas sa tead, mis ta nimi ka on? Ei tea. Tema nimi on Donald Trump. Kui sa vaatad nüüd Donald Trumpi, kas ta tundub sulle tore ja meeldiv inimene? Ei tundu. Ta on vana mees.
ja ütleme nii, et keegi ei tahtnud, et ta presidendiks saab. Kas Donald Trump võiks olla ka sinu arust Eesti president? Selles mõttes ta võiks, aga kuna ta ei oska väga hästi eesti keelt, siis kohe ta niimoodi ei saaks minna tulla presidendiks. kindlasti mitte, sellepärast ta saaks siin liialt vähe palka tema arvates. ta on nagu hea juht. aga ma ei tea, kas ta kasutab üldse seda riiki ära. Aga kuidas ta tundub, kas ta võiks olla selline president, kes juhiks ka Eesti Vabariiki? Et ta saaks ilusti hakkama? Ja ta saaks isegi ilusti hakkama seal Eestis. ta tundub selline, et ta nagu on hästi isekas, et tema on nagu kõige tähtsam, et ta on Ameerika president, et tema on kõige tähtsam ja kõik peaks teda kuulama ja selline hästi isekas tundub. Minu arust on ta täitsa hea president, aga ta teeb asju natuke ebaõiglaselt. Kuidas sulle ta nägu meeldib? See meenutab mulle natuke laisklooma nägu. Järgmine mees. Kes on see mees? ta on kas mingi poliitika seas või on ta president. Ma arvan, et ta on poliitikast. Kas sa oskad ta nimega mulle öelda? Ma täpselt ei tea, aga ma arvan, et ta on Jüri Ratas. Aga mis sa arvad, mis tööd tema teha võiks? Ta võib-olla on Eesti Vabariigi president. Vladimir Putin. No vaata. Putin! Ja see on Venemaa president Putin. Oi, Putin, tervist! See on Putin. Sa vist ilmselt tead ka, mis riigi president on? Loomulikult. Ja mis sa temast arvad? Ma ei oska öelda, võib-olla ta natuke liiga palju... Ta liialdas natuke üle selle Eesti okupeerimisega. Ta on Venemaa president, ta on üks karm mees, ta teeb kogu aeg sõda. Aga Putin Eesti presidendiks? Kindlasti mitte, et laseb kõik eestlased maha. Seda ma Eesti presidendiks ei lubaks kunagi. Ma ütleks, et ta võiks Eestiga natuke paremini läbi saada. Aga miks ta halb on? Mis tema juures tundub sulle selline, mis seda halvaks teeb? Ta näo kvaliteet. Näo kvaliteet on kehva. Kuidas sulle tundub, kas see inimene on hea iseloomuga? Jaa, Miks sa nii arvad? kuna tal on hea nägu. Täitsa okei nägu on, nagu tavaline. Me oleme, Grant, jõudnud sinuga meie saate viimase küsimuse juurde. See on viimane küsimus. Oled sa valmis? Jah. Väga mõnus. Grant, on poliitikud siis ausad inimesed või valetavad ka? Nad on mõlemad. Võib-olla vahepeal valetavad, aga muidu ma arvan, et nad räägivad, et Valetavad. Vahel valetavad kah või ma ei tea täpselt. Aga ma arvan, et nad vahel valetavad. Vahel valetavad. No mitte kõik, aga enamus ikkagi valetavad ja varastavad ja teevad igast pättusi. Kindlasti valetavad vahepeal ka. Nad tahavad kuuldust rohkem saada ja tähelepanu ja... Vahel valetavad ka. Mattias, mis sa arvad? Kas poliitikud on ausad inimesed või vahepeal valetavad ka? Pigem rohkem ausad, kui valetavad. eks nad ikka vahepeal valetavad, aga nad võiksid mõelda selle peale, et kui nad valetavad, siis see kahjustab nende mainet ja võib-olla siis need ei valitagi volikokku. Valetavad sellepärast, et kui poliitikutel pole midagi öelda, siis nad teevad mingi odava clickbaiti, mingi vend klikkab sinna ja siis tuleb kohe juurde, vaata. Et nagu uudiste sisu on 0, teemat ei ole, lihtsalt kirjutatakse mingist asjast. Aga miks nad niimoodi teevad? Kuna nad tahavad, et teised saaksid nalja. Miks nad seda teevad? Et nad rikkaks saaks. Aga mis tuleks teha poliitikuga, kes valetab ja vahele jääb? Välja visata sealt töökohast. Välja visata ikka. Valetavad? Aga miks nad valetavad? Mis nad valetavad? Sellepärast, et näiteks kui nad tahavad valimistel tahtsid saada siis nad ütlesid, ma teen seda ja siis neid lihtsalt valiti, aga pärast ütlevad, meil pole selle jookse raha. Eesti kallid poliitikud ja erakonna juhid, kui esimese klassi tüdruk saab aru sellest, et teie valimislubadused ja kõik muud asjad ei pea paika, siis äkki oleks aeg midagi muuta? Ja.
Selline oli siis meie tänane saade ja omalt poolt täname meie tippspetsialiste ja arvamusliidreid. Ja kui teile meie saade meeldis, siis subscribe'ige meid YouTube'is. Ja kindlasti pange like ka Facebookis. Ja kohtume teiega varsti jälle taas. Tšutšu frei!